Tere, armas teeline! On jälle hea meel alustada uut mõtisklust ja tänase mõtiskluse alustan tekstiga Mattuse evangeeliumi 6. peatükist, salmist 33, kus Jeesus teeb meile üleskutse. Otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Täna vaatlen mõningaid olulisi hetki ajast, mil Iisrael oli tõotatud maal ja pühendas end taas issandale, mõnikord isegi, kui oht oli väga lähedal. Niisiis tänase mõtiskluse pealkirjaks olen valinud looja kummardamine sõjatsoonis. Joosua langetas näiliselt ebamõistliku otsuse teostada iisraelaste uue põlvkonna ümberlõikamine otse vaenlase territooriumil. Joosua 5. peatüki põhjal ta otsustas pidada paasapüha otsese ohu korral, rajada altar ja kummardada issandat ajal, mil vallutamine oli täies hoos ja lõpuks püstitada koguduse telk issandale siis, kui Iisraeli 7 suguharu ei olnud veel saanud oma pärandiosa kätte. Meie oma rutakas elus kaldume pöörama tähelepanu kiireloomulistele asjadele, mida meie elu meile ette paiskab. Väga sageli jätame unarusse Jumalale pühendumise uuendamiseks vajamineva kvaliteetaja ega peatu, et tänada teda selle eest, et ta on teinud ja päevast päeva meie heaks veel midagi teeb. Hommiku ja õhtupalved ning perekonna altar ei paista üldse sobivat meie ülekoormatud, mugavuspõhisesse ja saavutustele orienteeritud ellu. Ometi teame kõik südame põhjas, et parimaks investeeringuks meie piiratud ajas on koos viibimine Jumalaga ja oma armsatega. Aga nüüd loen Joosua 5. peatükist, päris esimesest salmist, mõningad mõtted. Joosua 5. peatükk, päris algusest peale. Ja kui kõik eemorlaste kuningad, kes olid teispool Jordanit mere pool ja kõik kanalaste kuningad, kes olid mere ääres, kuulsid, et Jehova oli kuivatanud Iisraeli laste eest Jordani vee. Kui nad olid läbi läinud, siis läks nende süda araks ja neil polnud enam julgust Iisraeli laste ees. Sel ajal Jehova ütles Joosuale, tee enesele kivinoad ja lõika Iisraeli lapsed taas ümber teist korda. Ja Joosua tegi enesele kivinoad ning lõikas Iisraeli lapsed ümber Araloti künkal. Ja see oli põhjus, miks Joosua ümber lõikas. Kogu Egiptusest väljunud meessoost rahvas, kõik sõjamehed olid surnud kõrve teekonnal pärast väljumist Egiptusest, sest kogu see rahvas, kes oli väljunud ja oli olnud ümber lõigatud. Aga kõik see rahvas, kes oli sündinud kõrve teekonnal pärast väljumist Egiptusest, ei olnud ümber lõigatud. Sest Iisraeli lapsed olid käinud 40 aastat kõrves, kuni oli lõppenud kogu see rahvas, kõik sõjamehed, kes Egiptusest olid väljunud, kes ei kuulanud Jehova häält, mille pärast Jehova neile oli vandunud, et ta ei lase neid näha maad, mille Jehova vandega nende vanemail oli tõotanud anda meile maa, mis piima ja mett voolab. Aga nende lapsed, kellelt ta oli lasknud tõusta nendes asemele, Joosua lõikas ümber, sest need olid ümber lõikamata, sellepärast et teekonnal ei olnud neid ümber lõigatud. Ja kui kogu rahvas oli ümber lõigatud, siis püsisid nad oma leeris paigal, kuni nad terveks said. Ja Jehova ütles Joosuale, täna ma olen teie pealt ära veeretanud egiptlaste teotuse. Ja seda paika hüütakse tänapäevani Gilgaliks. Kas sa panid tähele, miks andis issand Joosuale korralduse lõigata vallutust ajal ümber teise põlvkonna iisraellased? Pärast seda, kui luurajad olid maad uurimas käinud ja esitanud julgustava aruande ning rahvas oli ilmselt Jordanist läbi pääsenud, ootasime viivitamatut tegelemist vaenlasega. Ent Iisraeli leping Jumalaga oli sõjalisest vallutamisest palju olulisem. Enne kui uus põlvkond asus maad hõivama, oli vaja 2 asja. Esiteks, et nad annaksid endale täielikult aru erilisest sidemest maaomanikuga, kelleks oli muidugi Jumal. Ja teiseks,
Lepingulise tähise taaselustamine oli vastus Jumala armulisele ja imelisele tegutsemisele, kes tõi Iisraeli ohutult üle Jordani. Meie leping Jumalaga peab alati olema tänulik vastus sellele, mida tema on meie heaks korda saatnud ja mitte kunagi püüe tema nõuete käsumeelse täitmisega endale hüvesid ära teenida. Jumala leping põhines pigem südame ümberlõikamisel kui liha ümberlõikamisel. Kuulake, kuidas Rooma 2. peatükis sellest räägitakse. Ei ole ju juut see, kes seda on välispidi, ega ole ümberlõikamine see, mis sünnib välispidi lihas, vaid juut on see, kes seda on seespidi ja südame ümberlõikamine on vaimus, mitte kirjatähes. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Niisiis Jumala leping ei põhine füüsilisel kuulekusel. 1. Korintuse 7. peatükk ütleb, ümberlõikamine ei ole midagi ja eesnahk ei ole midagi, vaid tähtis on Jumala käskude pidamine. Ja Heebra 10. peatükk lisab, niisugune on leping, mille ma teen nendega pärast neid päevi, ütleb Issand. Ma panen neile südamesse oma käsud ja kirjutan need neile meelde. Jumala esimene leping sõlmiti inimkonna huve silmas pidades. 1. Moosese 9. peatükk ütleb, kui pilvedes on vikerkaar, siis ma vaatan seda ja mõtlen igavesele lepingule Jumala ja igava elava hinge vahel kõiges maa peal olevas lihas. Kui sulle meenub, millal loobusid Jumalaga veedetud ajast millegi nõndanimetatud tähtsama nimel, miks on see väga kerge just nii toimida ja mida saaks siinkohal ette võtta? Jumala leping tuleb kasuks kuulekatele. 5. Moosese 7. peatükk kinnitab meile ja tea, et Jehova sinu Jumal on Jumal, ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab 1000 põlvest saadik neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Jumala leping muudab meie seisundit. 2. Moosese 19 ütleb, ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm, kinnitab Jumal. Jumala lepinguga kaasnevad igavesed õnnistused. Prohvet Jeesaja ütleb 54. peatükis, mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu sinu juurest ja minu rahuseadus ei kõigu, ütleb Jehova, sinu halastaja. Kõike eelpool öeldud silmas pidades, ära üksnes seo Jumalat oma ajakavasse, vaid astu temaga lepingulisse osadusse. Ja nüüd räägime mõne sõna paasapühast, mida Joosua otsustas pidada. Teine tähtis tegevus, mis vallutamisel eelnes, oli paasapüha tähistamine. See toimus sama kuu 14. päeva õhtul Jumalast antud juhtnööride kohaselt. Paasapüha pidamise sümboolne tähendus omandab erilise tooni. Joosua raamatu sündmused hakkavad peegeldama Egiptusest väljamineku aegseid sündmusi. Paasapüha tuletab meelde 10. nuhtlust, mil Issanda ingel tappis Egiptuses kõik esmasündinud ja säästis iisraellased. Sellele järgnes Egiptusest väljaminek, Punasest merest läbipääs ja rändamine kõrbes. Iisraeli teise põlvkonna lugu algas aga hoopis kõrbes. Jätkus Jordanist läbiminekuga, hõlmas ümberlõikamise ja paasapüha tähistamise ning jõudis välja otsustava hetkeni, mil oodati, et Issand astuks järjekordselt vastu Iisraeli vaenlastele, Kaanani elanikele. Koos kõige eelnevaga tähistas paasapüha pidamine Iisraeli ajaloos uue ajastu algust. Ohvritalle sümboli kaudu on paasapüha ka tagasivaade iisraellaste lunastamisele Egiptuse orjusest. Ent lisaks osutab see ettepoole tõelise paasatalle Jumala talle tulekule, kes lunastas meid patuorjusest. Viimasel õhtusööma ajal, enne seda, kui Jeesus ennast ülimaks ohvriks tõi,
kujundas ta paasapüha ümber tema surma mälestamiseks. Kuid paasapüha ja issanda söömaaeg annavad märku veel aulisemast tegelikkusest. Sellest, et lunastatud hulgad sisenevad taevasesse Kaananisse. Johannes kirjeldab ilmutamise raamatus seda nõndanimetatud läbipääsu. Läbipääs Punasest merest ja Jordani jõest osutavad ajale, mil 144 000 seisavad kristallmerel Jumala trooni ees ning võtavad osa talle pulma söömaajast, millest räägivad piltlikult paasapüha ja issanda õhtu söömaaeg. Joosua kirjutab 8. peatükis ja 32. salmis ja ta kirjutas seal Iisraeli laste ees kivide peale ära kirja Moosese seadusest, mille tema oli kirja pannud. Esiteks seisid kogu Iisrael, selle vanemad, ülevaatajad ja kohtumõistjad siin ja sealpool laegast leviitpreestrite ees, kes kandsid issanda seaduse laegast, nii hästi võõrad kui pärismaised, pooled Gerissimi mäel ja pooled Eebali mäe pool. Nõnda nagu Mooses issanda sulane varem oli käskinud Iisraeli rahvast õnnistada. Ja seejärel ta luges ette kõik seaduse sõnad, õnnistuse ja needuse, kõik nõnda nagu seaduse raamatus oli kirjutatud. Ühtegi sõna kõigest, mida Mooses oli käskinud, ei jätnud Joosua lugemata kogu Iisraeli koguduse ning naiste, väetite, laste ja võõraste ees, kes nendega kaasas käisid. On huvitav märkida, et Eebali mäest räägitakse ainult Moosese 5. raamatus ja Joosua raamatus. Koos Gerissimi mäega on see koht, kus tuli ette lugeda lepingus sisalduvad õnnistused ja needused. Täpsemalt 5. Moosese raamatu 11. ja 27. peatükis selle öeldu kohaselt peab see olema needuse ettelugemise koht. Iisraelised pidid seisma preestrite juuresolekul mõlemal pool seaduse laegast. Pool rahvast seisis Eebali mäe ees ja teine pool Gerissimi mäe ees. Nad kujutasid siin piltlikult 2 võimalikku suhtumist lepingusse. Ohvrid, mis seal toodi, osutasid Jeesusele, kes võtab enda kanda kõik needused, millest räägib piibel ja leping, et kõik, kes temasse usuvad, võiksid rõõmu tunda õnnistustest. Aga miks oli vajalik kirjutada lepingu ärakiri mälestussambale kõigile nähtavale kohale? Aga kindlasti sellepärast, et meie inimesed kaldume ju unustama. Me kiilume igapäevaelu järjest sagedasemaks muutuvad nõudmised järjest lühematesse ajalõikudesse. Paratamatult unustame asju, mis ei kordu piisavalt sageli ega silmatorkavalt. Iga osasaamisteenistus annab meile erilise võimaluse pühendada ennast taas issandale ja uuendada oma lepingulist pühendumust. Hea oleks, kui tajuksime, et need sündmused on lisaks isiklikule taaspühendumisele ka võimalus uuendada ühiselt truudust Jumalale. Üha individualistlikumaks muutuvas ühiskonnas peame taasavastama ühtse maailmavaate, ühtsete väärtushinnangute ja uskumuste ning ühtse ülesandega kogukonda kuulumise jõu. Kas sina oled järsku avastanud, kui kerge on sinu meelest unustada issand elu ruttu ja müra keskel ning tegutseda oma jõu, tarkuse ja tugevuse abil? Kuid on keegi, kes igatseb meie järele. Selleks on meie armastav taevane isa. Joosua 18. peatükk ütleb, kogu Iisraeli laste kogudus kogunes Siilosse ja nad püstitasid sinna koguduse telgi, siis kui maa oli neile alistunud. Pärast seda, kui on kirjeldatud maa-alasid, mis Jordani läänekaldal langesid liisu läbi 2 suurimale suguharule ja Manasse poolele suguharule, jutustatakse selles tekstilõigus koguduse kogunemisest Siilos, kus maa jaotatakse ülejäänud 7 väiksema suguharu vahel. Ja siin Pühamu
minu telgi püstitamine kujutas Jumala tõotuse täitumist elada oma rahva keskel ning tõi esile Joosua raamatu keskse teema. Jumala kohalolu tegi Iisraelis maa omandamise võimalikuks ning Iisraelile ja nende kaudu kõigile kogu maailmas jätkuvaks õnnistuste allikaks. Jumala kummardamine sai keskse koha ning kaalus üles isegi maa vallutamise ja jaotamise. Pühamu, hiljem templi olemasolu, pidi alati aitama inimestel tajuda Jumala kohalolu nende keskel ning nende kohustust toimida lepingus öeldu kohaselt. Loeme Hebra 6. peatükist, mis meile on otse kui hingeankur, kindel ja tugev ning ulatub sissepoole eesriide taha, kuhu eeljooksjana meie heaks on läinud sisse Jeesus, kui ta sai ülempreestriks igavesti Melkiseedeki korra järele. Niisiis, selles tekstis on väga selged vihjed Pühamule, Jeesusele, kes on meie ülempreester igavesti Melkiseedeki korra järele. Me teame, et Jeesus jättis oma jüngrid ja läks üles taevasse. Tema sai ülempreestriks. See on see, mida see tekst meile räägib. Aga loeme edasi. Hebra 9. peatükk. Aga kui Kristus tuli taevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, sa kuuled? See tähendab ei ole osa sellest loomisest. Siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid iseenese verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas meile igavese lunastuse. Piibel räägib selgelt mustvalgel kirjas. Taevas on Pühamu ja Jeesus on meie ülempreester. Aga loeme veel Hebra 10. peatükist. Nii on meil siis, vennad, Jeesuse veres julgus sissepääsuks pühasse paika ja selle on ta meile avanud uueks, elavaks teeks eesriide, see on oma ihu kaudu ja meil on suur preester Jumalakoja üle. Astugem siis ligi tõelise südamega, täielikus usus, südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega. Pidagem kõikumata kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on see, kes seda on tõotanud. Pühamu esile kerkimine ei tohiks olla ootamatu üllatus, sest Pühamu teema on Joosua raamatus olnud olemas lepingu laeka kaudu. See oli kõige pühama paiga peamine ese ning tähistas Joosua raamatu 2 esimest osa. Jõest läbiminekut ja maa vallutamisest. Nüüd, kui koguduse telgi püstitamine sai maa jaotamise keskseks osaks, näitas Joosua, et kogu elu Iisraelis keerleb ümber Pühamu, Jahvee maapealse peakorteri. Meie, kristlaste jaoks täna, kes elame ajal, millele viitas lepituspäev ning on veelgi tähtsam kinnitada silmad taevasele Pühamule, kui jätkame võitlemist modernsete hiiglastega, kes meie usule, lootusele ja vaimulikule pärandile väljakutse esitavad. Kui toetume jätkuvalt sellele, mida Kristus ristil tegi ja mida ta täna veel taevas Pühamus teeb, siis me vaatame usus ettepoole ajale, mil Jumal elab kord taas oma rahva hulgas, ent siis juba igavesti. Peatse kohtumiseni!